Ja tere ja mõtlesin, ma teen ülevaate Divine Masculine'i ja Divine Feminine'i poolelt, mis toimub, mis on tema sõnum, nii edasi, hetkeolukord. Tuli läbi, et Divine Masculine on selles mõttes stressis, ülekoormuses ja teda aitab, kui ta suhtleks. Et tegelikult tal on mõtetes lovers, tal on armastajad mõtetes, kuid ta on väga-väga ülekoormatud ja võib-olla ta unerütmid on häiritud. Tuli läbi ka veeelemendid, vähk, skorpion, kalad. Tuli läbi, mis aitab, mis on nõuanne, värviteraapia. Tagurpidi tuli olevik, kohalolu ja taimetarkus. Ehk siis see on just, mida tegelikult oleks vaja SOS korras lausa. Et tundub, et värviteraapiaga on isegi okei. Et värviteraapiat nagu pööratakse tähelepanu sellele. Aga oleks hea, kui tullakse ka rohkem kohalolusse olevikku. Ja taimetarkus võib-olla kuulata oma keha, mis sinu keha hetkel vajab. Ja see aitab sul ka sinu sisemist liitu nii-öelda balansseerida. Et tuleb läbi selline asi. Divine Feminine, on see siis mees või naine, lihtsalt sellised asjad tulevad läbi. Divine Feminine on ääretult enda, kuidas öelda, passiivse sissetuleku loomises. Elu toetab teda selles, ta leiab tasakaalu ja ta on sellises nagu helges meeleolus. Selline andev, jagav, infot otsiv, aga ta keskendub oma ressursile hetkel. Mitte suhetele nii väga, vaid tundub, siin tuleb ka lisakaart, et illusiooni purunemine. Et ta on millestki aru saanud ja nagu ta keskendub siis ise endale. Ja tuleb läbi ka armastuse meistriklass. Ehk siis ka tema tegeleb siis sisemise liidu tasakaalustamisega. Eelkõige minu sisemine naine, Divine Feminine, keskendub sellele. Jah, et ma näen ka, et siin on keegi Divine Feminine, kes keskendub oma sissetuleku allika niisuguse nagu tasakaalustatud sellele, et tal oleks rohkem aega olemisele, naiselikkusele, puhkusele, armastusele, et ta loob seda hetkel. Ehk siis ennast väärtustades, armastades ta loob nagu öelda sissetulekuallikat. Ja ta järgib Osho õpetusi. Tal on oluline tasakaal rohkem kui kunagi varem. Et teada on varem, ma näen, et on olnud väga palju meesenergias, ehk siis üle vastutav kõigi ja kõige eest. Ja ta tahab luua enda olusse sellist dünaamikat, et ta saaks rohkem naiselikkusesse tulla. Ehk siis passiivset sissetuleku allikat luua. Et see on enesearmastuse meistriklass nii-öelda, et see on, mis on temal fookuses. Ja mis ütleb Divine, mis ütleb universum, mis ütleb loodus selle kõige peale. Loodus toob välja, et Divine Feminine on sellises karikate kuninganna energias hetkel rohkem. Kaastundlik, loov, armastav ja toob esile, et Divine Masculine on müntide kuningas, et müntide kuninga energias hetkel. Muidugi nad on keiser ja keisrinna, kuid hetkel, mis on domineeriv, on see. See tegelikult ka klapib, sest ma nägin, et Masculine on ülekoormatud, võib-olla siis tööga ja Feminine on armastuse energias ehk armastuse iseenda vastu, ma näen. Ja muidugi, kui sa tunned ennast ära siin, siis klapita nii, et need mõlemad energiat sinu sees ka tasakaalustuks. Et tegelikult ka Masculine vajab seda, et luua endale rohkem puhkust, olemist, enese sellist, tegelikult ta
töötab sellega, sest tuleb armastajate kaart tema poolel. Tema mõtleb armastusest. Divine Feminine on rohkem, kes mõtleb, kuidas tasakaalustada endas mees- ja naisenergiad. Siis maskuliin on väga maskuliinis ja ta näeb ainult armastajaid, nagu näeb välist pilti. Ta ei mõtle sisetööle. Tegelikult on see kõrgemates hingesidemetes väga tüüpiline protsessimine, et mees, kes on rohkem meesenergias, tema protsessib või areneb läbi väliste situatsioonide ja suhete. Tema õpib läbi nende kordummustrite või midagi nii. Feminiin alati läheb väga enda sisse. Tema teeb sisetööd. See on nagu väga, see on nagu kellavärk töötab. Nii, aga loodus ütleb ka seda, et on karikate 6 ja karikate 3, ehk siis on tegelikult selline looduse sõnavõtt siis siin, et siin on nagu mingi tunded, emotsioonid, seda on ja siin on ka hästi niisugused nagu vastandid tõmbuvad, eks ju, karikad ja mündid on natuke sellised eks ju, nad täiendavad teineteist. Ma ei ütleks, et nad on vastandid. Tuli ja vesi on vastandid, aga karikad ja mündid on pigem sellised täiendavad. Täitsa mees- ja naisenergiad, eks ju. Et jah, et just siin ongi, ütlebki, ma tõin välja selle, et Divine Feminine on enesearmastuse protsessis just nimelt, et ta suurendab tahtlikult, teadlikult et seda osa, et ta saaks luua passiivse sissetuleku, et olla rohkem naisenergias oma elus, et see on tema jaoks armastuse meistriklass iseenda vastu ja seda näitab ka loodus, ta näeb seda, et see isegi see on investeering ka tema tervisesse, sest ta on väga-väga suure vastutuskoormaga ise olnud, et on pidanud olema väga kaua meesenergias ja nende vahel on ka mingi nostalgiline side, nagu justkui nagu jah, et eelmised elud ja nad mäletavad mõlemad oma eelmisi elusi. Ja maskuliin siis, nagu ma ütlesin, maskuliin õpib ja areneb, protsessib läbi välismaailma. Ja maskuliin on läbi muusika ja filmi sõnumite. Tema saab taipamisi. Väga huvitav. Et kui feminiin on hästi enda sees, protsessib mõlemad, siis on rohkem kontsentreeritud sisemisele liidule, siis maskuliin on tema näeb ainult välist. Tema ei süüvi enda nais- ja meesenergiad ja niimoodi, seda tema ei tee. Tema vaatab läbi filmide, taipamise näeb sünkroonsusi, ka temal on sünkroonsusetu, ta tunneb universumi toetust. Ta teab, universumisse ta usub, looduse nendesse ta usub, aga ta tahab rohkem sellist nagu välismaailma kinnitusi. Teda ei huvita see sisemine mees- ja naisenergiad, et see on rohkem naiselik moodi. Aga meil need kindlasti siiski on kõigil. Ja tuleb ka see, et uue ja laps, ma ei tea, neid ühendab võib-olla, ma näen ka, et see karikate 6 on selline natuke, neid ühendab ka nende sisemised lapsed. Nende sisemised lapsed on interaktiivad täiesti aktiivselt. Nemad on, kuidas ma vaatan, nemad on omas elemendis, aga nende sisemised lapsed vaatavad teineteisele täitsa otsa aspektina, nagu energiana. On selline nagu hea see. Ja siit tuleb läbi tegelikult, et katseta uusi retsepte ja maitseid, et tegelikult maskuliinil tuli ka taimetarkus tagurpidi. Võib-olla ta on tüdinenud mingitest mustritest või menüüst, võib-olla ta ei söö korrapäraselt, aga ta võiks. Et katseta uusi, tee endale uus see, et see on, mis loodus tahab öelda, et see on nagu, et tähista oma toidukordi või tähista uusi maitseid või
võta seda nagu iga päev kui pidupäev oma toidu mõttes ka. Ja uue ja laps et ma ei saagi siin aru, oleks nagu loodus ütleb, et on mees, naine ja laps, aga ma näen, et tegelikult see uue ja laps võib olla ka see, et nende uue ja laps huvitav. Et kas neil on ühine laps siis või nende sisemised lapsed interaktivad või neil on tulemas. Ma ei saagi täpselt aru, aga siin on nagu loodus öelnud nii. Ja peakaart tuleb tasakaal, mõõdukus. Mees ja naise energiate tasakaal tuleb siit läbi ainult, et mees teeb seda läbi välismaailma märkide ja Divine Feminine on hästi enda sisse läinud, et pigem Divine Feminine on illusiooni purunemine, võib-olla ta on mõistmises, et ta peab alati üksi hakkama saama. Et ta nagu võib-olla isegi ma ütleks nagu tunneb, et ta ei saa teiste abile lootagi üldse. Et ta tegelikult tuleb ju ka müntide 9, mis on iseseisva naise. Ta on küll piisavalt tugev selleks, aga ma näen, et tema ei olegi nagu nii väga välisele liidule fokusseeritud hetkel, sellepärast, et ta koondab kogu oma tähelepanu iseenda tegemistele ja pigem sellele, et nagu ma just kirjeldasin, et ja neil on ka selline asi, et justkui nagu maskuliin käib oma isa rada ja feminiin käib oma nagu maskuliin oleks nagu kinni oma tüüpmustris, ühe oma vanema tüüpmustris ehk töö, et nagu täiesti näeb niimoodi. Feminiin aga murrab täiesti oma naisliinide mustreid, nagu ta uperpalle teeb seal täiesti mustrite murdja on ta siin nagu täiesti teistmoodi teeb. Ja tegelikult ülemkohus sellepärast teda ka toetab sellel teel väga. Ta oskab luua väga hea tasakaalu, aga ma näen, et ta on väsinud. Et ta on nii kaua üksinda pidanud nagu see ongi see, et kõik naisliinid tema liinides on olnud meesenergias, ehk siis kandnud kõike. Aga tema tahab murda seda, tema tahab ja ta edukalt seda ka teeb. Ehk siis loob passiivse sissetuleku, et olla rohkem naisenergia kulgemises ja loomingus ja nii edasi. Ja elu toetab teda, sest see on õige valik, see on õige tee. Näitab, et maskuliin natukene muretseb tuleviku pärast, sellepärast võib tal olla ka ärevused või hirmud ja suur koorem. Teda aitab, kui ta on hästi kohal olevikus ja suhtleb, et ta väljendab ennast, mis on temal nagu südamel või kirjutab välja või siis see koormus langeb nagu. Olevik, kohalolu ja suhtlus aitab tal üle minna sellest sauade 10 ja mõõkade 9, mõõkade ässa ja sauade ässa energiasse ehk alustada uuelt ringilt. Tal on see võime, ta suudab seda. Aga kindlasti taimetarkus ja retseptid, maitsed, et see on, mis aitab teda, mis on talle tugevuseks, eks ju. Et ei oleks ainult töö. Selline sõnum tahtis läbi tulla, kui see sind kõnetas, pane like,
tule järgi mu lehte, aeg-ajalt ma teen niisuguseid maskuliini, feminiini sõnumeid ja see aitab sul mõista nii mõndagi. Tahaks veel hiile täppi panna seda, et loodus on alati divine beingute poolt, isegi kui see nii ei tundu. Ja tuleb lihtsalt tulla olevikku ja näha neid märkeid, kas iseenda sees või siis enda väljas. Ja tõlgenda need läbi, need märgid ise enda jaoks lahti. Usalda ennast on sõnum ka. Ja ma näen 7 ja ma näen mõõdukus, et seal on ka see tasakaal mees ja naise energiate vahel on siin selline, nagu alati selle teemaga on. Hästi, nägemist!